Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 21. jaanuar on käes ja digitund alustab. Ants Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Geenius.ee on stuudios ning meie tänased teemad on sellised. Eelmine nädal tõi meieni ühe erakordselt suure andmelekke, 773 miljonit kontot lekkisid, e-maili aadressid ja mingi hulk vist paroole ka, aga see on natuke keerulisem, see on selline uus vana leke, aga me vaatame sellele otsa ja vastame siis küsimusele, kas ja kes peaks muretsema. Ja vaatame ette sellele, milline saab olema Samsungi siis selle aasta tipptelefon, mis peaks juba vähem kui kuu aja pärast välja tulema. Microsoft teatas, et Windows 7 tugi, Windows 7 uuendamine lõpeb täpselt aasta pärast ja me anname teile vihjeid, mida siis nüüd selle teadmisega ette võtta ja kuidas Windows 7 täitsa legaalselt Windows 10 muuta, mida sellised ohud ei ähvarda. Ja siis maailmas toimub suurem uuendus interneti nii-öelda mootoris või kapoti all torustikus, mis tähendab, et veebisaidid võivad muutuda 1. veebruarist kättesaamatuks ka Eestis ja katsume teada saada, milles see muutus seisneb ja kuidas siis sellega toime tulla. Me vaatame peale ka Google'i suurtele pingutustele tuua uued Androidi versioonid kiiremini inimestele, kui see muidu on olnud. Kas see kõik annab vilja ja kui kiiresti siis erinevad telefonitootjad uue Androidi peale läinud on? Ning Google, kui me Google juures oleme, siis me võime öelda ka, et Google pani $40 miljonit mängu ja ostis midagi kellatootjalt Fossil. Ja täpselt nii segane see uudis ongi, aga midagi saab sealt teada ja üht-teist väiksemat ilmselt saates veel. Digitund. Hakkame saatega peale ja eelmine nädal siis vähemasti Geeniuse portaalis üks populaarsemaid, üks loetumaid uudiseid oli sellest, et 773 miljonit kontot lekkisid. Aga see ei ole päris nii lihtne, eks ole, et kuskilt leiti veel maailmas 773 miljonit kontot, mis ei olnud veel lekkinud ja siis lekkisid ära. Jah, et see ei ole üks veebisait. Ma ei tea, kus nii suuri saite meil peale Facebooki on, mõned vist on, kus on ligi miljard kontot. Ilmselt on jah, ikka Google'is on ja YouTube'is ja ma arvan, et Yahoo's ja neid kohti kindlasti on. Aga see on siis tõesti, see on leke, kus on kasutaja nimed või e-maili aadressid ja 21 miljonit parooli. Ehk siis mitte kõigile kasutanimedele vasta paroolid ja see kõik kokku nimetatakse sellega kollektsioon number 1, collection 1. Ehk see on nagu päris hästi bränditud, kuule. See on nagu konjakitootja oleks toonud välja mingi eriti 1000 eurot on pudelik. It's our collection 1. Põhimõtteliselt ongi, et sa võtad vana asja, pakendad uuesti ümber ja siis turundad seda. Ehk siis see on kombinatsioon varem lekkinud nendest kontodest, on need e-maili aadressid, kasutajanimed, on need paroolid kokku pandud üheks suureks tohutuks portsuks. Ja miks? Tegu on siis tööriistaga häkkeritele, kes üritavad kuhugi sisse pääseda ja siis nad lasevad oma tarkvarale, söödavad sisse selle tohutu portsu andmeid, kus on need kasutajanimed, paroolid, e-maili aadressid ja selline tarkvara siis proovib eri kombinatsioone ja paneb kokku. Ja see on välja arvutatud, et kui see on 773 miljonit e-maili aadressi ja 21 miljonit parooli, siis kokku tuleb üle 1 miljardi sellise kombo, et sa saad eri paroole proovida eri nende e-maili aadressidega. Ehk see tarkvara proovib neid kombinatsioone läbi, äkki klapib mõni. Ja, reaalsuses tähendab see nüüd seda, et esiteks, et kui te olete mitte kuulanud nii digitunni kui muude turvaspetsialistide soovitusi ja te ei ole vahetanud oma 18. sajandist pärit paroole uute vastu, siis te võite näha, et üks või teine konto võib minna senisest lihtsamini jalutama. Teiseks see võib tähendada seda, et te hakkate saama veel rohkem neid e-kirju, kus üritatakse teilt välja pressida raha. Näiteks, et me teame küll, mida sa internetis vabal ajal teed, kanna meile, ma ei tea, X bitcoini ja siis me ei ütle kellelegi. Et selliseid seiklusi kindlasti on nüüd palju, kas on palju lihtsam, aga jälle natukene lihtsam ette võtta, et saata umbes miljard kirja näiteks laiali või mõnisada miljonit ja proovida, et kui sealt juba miljon inimest kannab sulle
kannab sulle igaüks näiteks 1000 eurot, siis see on päris palju raha. Päris palju. isegi kui 10 kannab, isegi kui 1 kannaks, no ikka hästi. No üks turvauurija, kes on maailmas teeb väga missionitööd paroolide kontodega, on pannud üles veebisaidi, kus on kõik need lekke andmed koos, igaüks saab kontrollida, kas tema meiliaadress seal on. Mina panin oma meiliaadressi sisse, sain vastuse, jah, minu emaili aadress on selles tohutus lekkeportsus 773 miljoni emaili aadressi sees. Mida ma selle infoga peale hakkan? No värskelt pole kuskilt minu kontot varastatud. Küll aga on viide sellele, et minu emaili aadress lekkis juba varem, siin oli kuskil 7 aastat tagasi Dropboxi leke ja 3 aastat tagasi LinkedIni leke. Ja sealt on läinud minu parool konto liikuma, ma juba varem vahetasin siis oma parooli ära, ma peaks olema mureta, aga igaks juhuks, kui ma kasutan kuskil sellist korduvat parooli, ma peaks selle veel ära vahetama. Ja kui te lähed sellele kuulsale saidile. See on hästi keeruline raadios have I been owned.com, aga O asemel on siis have I been .com. See on, ütleme nii, et üsna usaldusväärne sait, et igasugused parooli ja emaili aadressi kontrollimise saidid, kus öeldakse, et sisesta siia oma email, me kontrollime, need on ikka sellised kahtlased, et sa ei tea, kas ta teeb seda, mida ta lubab, või ta tegelikult kogub sinu meiliaadressi või kogub paroole, aga seda ikkagi ringkondades peetakse puhtaks. Kui mingi koht on, siis on see. Siis on see. Ja ma soovitan sinna oma emaili aadressid sisse panna ja mina oma 3 aadressist 2 olen saanud ikka punase kirjaga juba tagasi ja pluss seal üleval on üks link passwords, kuhu ütleme nii, et ma ei taha soovitada otse-eetris, et kui kuskil internetis on väli, et trükki siia oma parool, siis trükkige aga omal vastutusel ja kes teab, mis ta teeb ja kes hindab neid riske, võib seda teha, et Troy Hunt, kes selle lehekülje taga on avaldanud ka väga pika seletuse, et kuidas ta täpselt neid paroole kaitseb, mida inimesed sinna sisse trükivad. Et ta kindlasti ei kogu neid, vähemasti nii ta ütleb, on ju. Siis mina võtsin selle riski, lasin mõned oma paroolid sealt läbi ja sain ka vastuseid, et mõned minu varem kasutatud paroolidest on lahti murtud. Ja seal on see oht juba, võib-olla ei olegi need kokku pandud, äkki keegi maailmas 7 miljardi inimese seas on keegi teine, kes on juhuslikult samasuguse parooli välja mõelnud ja tema parool on lahti murtud, siis põhimõtteliselt on sinuga parool ka haavatav, et see nagu need räsid klapivad, on ju. Et sa tegelikult, kui kuskilt tuleb välja, et see on juba kuskilt on lekkinud ja lahti murtud, siis parem muuda ära, see on magada öösel rahulikult. No ühesõnaga, ma mõtlesin sellise laiema pildi peale ja ma jõudsin järeldusele, et kui meil on üks selline populaarne asi, mida inimesed ütlevad, on see, et kui sa kirjutad midagi internetti, siis arvesta igaks juhuks, et see on avalik info. See on selline musta stsenaariumi juhtum, aga põhimõtteliselt võiks nagu arvestada sellega, et iial ei tea, eks ole. Siis suhteliselt turvaline on ikkagi praegu öelda, et kui su parool pärineb aastate tagant, ja sa ei ole seda muutnud ja sa oled seda kasutanud erinevates veebiteenustes, siis arvesta sellega, et see ei ole enam turvaline. Sinna vaikimisi lähenemine peaks olema, et see järelikult see parool ei ole enam turvaline, peaks ära muutma, peaks kasutama paroolimanagere ja kindlasti peaks kasutama 2-astmelist autentimist, aga sellega on ka jama. Nimelt jaanuari 1. pooles vist oli üks, kui mälu ei võta, siis Poola uurija, Poola selline internetiturvalisuse spetsialist ja pani netti vabalt saadavale koodi, mis võimaldab õngitsussaitidel põhimõtteliselt esineda näiteks Google'ina või näiteks kellegi teisena ja saada ligipääs isegi juhul, kui sul on 2-astmeline autentimine kasutuses. Nii et tegelikult ei ole ka täna enam see selline kuulikindel lahendus, et isegi 2-astmelise autentimise puhul peab väga tõsiselt vaatama, mis saidile sa ikkagi sisse logid, kellele sa oma parooli annad, et see enam ei päästa. Ja täna ikkagi nüüd siis see viimane asi on jäänud, mis päästab, mida ma arvan Eestis on väga vähe inimesi, kes seda üldse vitsivad kasutada, on siis see füüsiline USB-porti käiv pisikene jublakas. Ma ei tea, sa pead panema selle endale ketiga kaela, iga kord siis, kui sa tahad võõras arvutis kuhugi sisse logida, siis 2-astmelist autentimist pakub see USB-jubin. Eesti oludes näiteks mõte on selles, et me toome selle osa autentimisest ühe füüsilise seadme peale, mida häkkeril ei ole. Ja ta ei saa seda kopeerida. Ta ei saa kopeerida sinu seda USB-võtit. Eestis näiteks on ID-kaart laias laastus sama põhimõtte peale, et kõigi võib teada sinu pinni, aga kui tal kaarti ei ole, siis ta sisse ei saa. Et see on enam-vähem samasugune asi. Aga et need, kes siis nüüd ikkagi reaalselt kuulikindlat turvalisust tahavad, siis hetkel on selleks nüüd juba ainult siis see USB-vidin. Aga nii palju turvauudistest, me teeme siia väikse pausi ja siis läheme edasi.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi. Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa uudisteportaalist Geenius.ee siin nädala tehnoloogia sündmuseid vahendamas ja selline naljakas tühi hetk on, ma ütleks praegu tehnoloogias, et CES-i mess USAs sai läbi, sügis jõuluhooaeg sai läbi, kus kõik tõid oma uusi tooteid välja ja üritasid meil selgeks teha, et neid tuleks osta. Järgmine tärmin, mis minu kalendris on tulemas, on kusagil veebruari alguses, kui Apple siis teatab oma need kurikuulsad mitte nii head majandustulemused, et sealt siis saab näha, kuidas tehnoloogiasektori läheb. Tavalist inimest see muidugi eriti ei puuduta, et ega need tooted ju ära ei kao ja nendega midagi ei juhtu. Aga järgmine tärmin on veebruari lõpupoole, kui Barcelona mobiilimess algab ja see on taas üks selline iga-aastane sündmus, kus vähemasti mingeid uudismudeleid oodata ja traditsiooniliselt kõige suurem asi viimaste aastate jooksul, mis seal on toimunud, on Samsungi uue lipulaeva esitlus ehk et S7, S8, S9 on tulnud sealt messilt ja nüüd siis inimene raadiokuulaja küsib, et kas S10 on tulemas? Ja vist ta on küll. Ja isegi Samsung tahab nii-öelda trummi põristada paar päeva enne, kui see mess algab 20. See on tavaline, jah. Nad ei taha sinna messi mürasse ära kattud, et nad tavaliselt lennutavad ka ajakirjanikud sinna kohale varem ja siis kurikavalalt ka tahavad ajakirjanikud sealt varem ära tuua. Ja, et ei jääks teisi vaatama. Et sa ei jääks neid teisi telefone vaatama. No praeguse seisuga on tõesti juba siis ilmselt on see meelega lekitatud niimoodi tilgutatud infot, et kõigil tekiks realistlikud ootused, mis on Samsung Galaxy S10, mis on siis firma lipulaev telefon, iga aasta välja tulev uus kõige parem aasta kõige parem Samsung ja selle aasta Samsung peaks tulema siis väga mitmes eri versioonis. Tavaline S10 ja selle kõrval on see S10 Plus, nagu ikka on olnud suurem ja väiksem mudel. Ja nende kõrval on kolmas S10 veel, mis kannab täiendit E, mida iganes see tähendab, mingi eriline. Tegelikult tähendab. Eriline. Ja, võib-olla korealased mõtlesid nii, aga see peaks olema odavam S10 tegelikult. Ehk siis natukene vähem kaameraid on küljes, võib-olla ka siis vähem mälu. Oota, kuidas saab, mis see tänapäeval see kaamerate arvu standard siis telefoni peal on? Vanast oli 1, eks ole, siis tuli 2. Siis mingil hetkel ma mäletan tuli 3, ehk tagaküljel hakati panema 2 kaamerat, seda lainurkkaamerat ja siis sellist kitsama praegune seis S10 Plus, kõige parem S10 on 3 tükki taga ja 2 tükki ees. Ehk kokku 5. Ehk siis sealt tuleb siis näppude alla lugeda, palju siis odavamatel S10-tel on. Ühesõnaga 5 on siis normaalne, sa ütled tänapäeval. On jah? Et sa muidu ei saa ennast pildile, siis 5 kaamerat võtavad siit kuidagi. Uskumatu, täiesti uskumatu. Vaat, on küll, jah. S10e, S10, S10 Plus ja täpselt need ongi, et ühel on rohkem kaameraid, siis on suurem ekraan, muidugi nendel 2 nagu parema taseme telefonil on kumerekraan, OLED ja mis on nüüd selle aasta uudis? Auguga display. Wow. Mis siis tähendab seda, et kujuta ette telefoni-ekraani ja siin telefoni-ekraani sees ühes kohas on see ettevaatav kaamera, selfie-kaamera. Mitte see, vaid sinu kirjelduse järgi vähemasti 2, kui mitte rohkem. 2 auku. Ehk siis ta ei ole mitte telefoni ülaservas kuskil, vaid selle kaamera ümbruses on ikkagi see ekraan. Mis peaks kihvlist välja nägema või ma ei tea, miks see muidu kasulik on, aga ei probleem on, eks ole selles, et kõik tahavad teha servast servani ekraani. Eks ole, kui telefoni esikülg on ainult ekraan. Nüüd sul tekib probleem, sa pead kuhugi panema kõlari ja mikrofoni, need võib-olla saab telefoni sinna serva sisse mahutada või on äkki tehnoloogiat, et näiteks ekraani alla panna mingil kujul. Vanasti olid sõrmele lugejad, need on võimalik asendada näotuvastusega, nagu näiteks Apple on teinud ja mõned veel. Ja see läheb ka klaasi sisse ka. Ja siis sõrmele lugeja läheb klaasi sisse või ekraani või selle telefoni tagumisele korpusele, aga kuhu panna selfie-kaamerad? On see suur tehnoloogiasektori ees seisev küsimus aasta 2019 alguses. Kuhu sa paned? Siiamaani on tehtud neid kulme sinna üles ja need kulmud ei näe, ütleme, head välja, et ta kuidagi ikkagi poolitab selle ekraani ära, et see ekraanile tekivad nagu kõrvad või et ta ülevalt äärtest on nagu servani, aga siis tuleb selline must ala sinna sisse, kus siis need kaamerad on ja nüüd siis uus tehnoloogia ei ole veel ikkagi nii kaugel, et need kaamerad oleks võimalik täitsa ekraani taha panna. Sinna me ka jõuame, ma arvan. Aga nüüd siis uuem tehnoloogia on see, et selle kulmu asemel on lihtsalt ekraani sisse puuritud või tehtud või lõigatud, võlutud. Ja täpselt see kaamera silmasuurune väikene ümmargune auk. Ehk et auk on, aga enam ei ole suurt kulmu.
nii, aga tahad, ma viin jutu nüüd järgmisel tasemel. Ma rääkisin sulle 3 S10-st. Kõige paremal oli mitu kaamerat, on sul meeles veel? Tunnikontroll. 5. Nii, on veel 4 S10 ka, mis tuleb müügile ainult Koreas, mida Euroopas ja Ameerikas näidatakse ilmselt kaugelt, selle nimi on S10X, see on siis 5G toega, seal on 1 terabait mälu sees ja tal on 6 kaamerat, 4 taga, 2 ees. Ja see peaks olema siis selline, no mida kõike me suudame teha, ütleb Samsung. See sarnasus iPhone X-i nimega on muidugi juhuslik. Võib-olla jah, aga see on see asi, mida ei tule nagu meil müügile ja ilmselt ta ei ole võib-olla siis, see on niisugune nagu, kuidas öelda, promotelefon, promotoode, et me võiksime teha ka niisuguse asja. Ja nüüd on suur selline spekulatsioon, et kas see S10X, kas see on ka siis nagu volditava ekraaniga? Ja no vihjeid on Samsung tegelikult selle kohta andnud, et midagi volditavat nad näitavad. Me just paar saadet tagasi arutasime selle volditavuse üle, siin nad ei leidnud kumbki meist kohe seda suurt voltimisvaimustust üles, et telefon läheb paksemaks sellest. Origami telefon, aga mine tea, et see on ma ei tahaks tegelikult olla Samsungi turundusosakonna nahas praegu kindlasti mitte, sest jube raske on ikkagi tulla välja mingi sõnumiga olukorras, kus su eelmiste põlvkondade telefonid on endiselt väga head, nende hinnad traditsiooniliselt Androidile on kukkunud väga kõvasti, seal ikka 400–500 euro vahel saad aasta vana lipulaeva kätte ja sinna nüüd tehnoloogiliselt peale midagi paremaks teha on ikka ülikeeruline. Kõik see jutt sellest, et meil on 5 kaamerat, 6 kaamerat või 18 kaamerat seal, see on ikka ärme anna võib-olla hinnanguid enne, kui see on meil käes olnud, aga ütleme nii, et mulle tundub see suhteliselt naeruväärne. Võidujooks, kunagi oli megapikslite võidujooks, nüüd on kaamera arvu võidujooks ja see otseselt nüüd ikkagi ei anna midagi, et kas sa pildistamise hetkel tahad seal kuskil hakata hirmsasti valima või kuidas see tarkvaraliselt lahendatakse, see kõik on selline, ei tea. Ja iga asi ikkagi, mis sa sinna telefoni sisse paned, lisab kaalu, võtab energiat, kõik need muud küsimused ka, nii et neil on kindlasti väga raske tulla välja sellise usutava sõnumiga, et see tänavune lipulaev on märkimisväärselt parem ja et sa peaksid selle umbes 1000 eurot võtma ja välja käima, samal ajal kui sa S9 saad poole odavamalt. Väga raske on seda mõtet müüa. Nii on. Aga vaatame Microsofti peale ka korra umbes täpselt aasta pärast ehk 14. jaanuaril 2020 lõpetab Microsoft Windows 7 toetamise. Uskumatu, mis aasta juba on. Kui kiiresti kõik liigub. Kas ta oli 2002 välja või? Ei tulnud. Hiljem vist. Ei, sa ütlesid 2002, sa mind praegu segadesse sellega. 2020 on mind imestab see, et juba on see käes. Juba on see käes. Mida see tähendab seda, et ei saa Windows 7 enam turvauuendusi ja põhimõtteliselt aasta pärast on see hetk, kus oleks väga mõistlik, väga tark ja väga vastutustundlik inimestest Windows 7 enam mitte kasutada. Ja nüüd me räägime suure saladuse, mida internetis iga pool arutatakse ja kõik ametlikult pole kinnitanud, aga see töötab, on meil olemas tõendid. Ehk siis, kui teil on olemas Windows 7 oma arvutis ja see on legaalne, te olete selle ostnud või saanud poest koos arvutiga, siis tegelikult te saate kohe täna selle uuendada tasuta Windows 10 peale. Ametlikult Microsoft ütles, see lõppes 2016 ära, see uuendusprogramm. Aga see on sellepärast, et ametlikult mitte kutsuda inimesi tasuta uuendama, vaid minge ostke parem uus arvuti. Tegelikult, kui minna Windows 10 veebilehele, seal on tööriist, kuidas saab alla laadida oma praeguses arvutisse, kus on Windows 7, väike tarkvara jupp, mis paneb siis tõmbama, veendub, et teil on legaalne Windows 7 ja läheb paar tundi mööda, teile laetakse arvutusse uus Windows 10, mis on legaalne, tasuta, kõik korrektne ja te olete mureta oma turvaunduste pärast. See töötab, selle üle on tohutu furoor, et kas see tõesti saab olla, et Microsoft seda ei reklaami, et kas see tõesti saab olla päris asi ja see on, me tegime ise eelmine nädal selle proovi läbi, panime Windows 7 peale Windows 10, ei küsita ka mingit tootevõtit või serial key'd, peaasi, et ta tuvastab, et teil on legaalne Windows 7 ja saategi ilusti tulevikku. Jaa, et kui see nüüd tõesti töötab, see ütleme nii, et tegemist ei ole mingi ametliku Microsofti pressiteatega, mida me siin ette loeme, eks, et me vahendame internetti, aga meil ka üks kolleeg proovis selle läbi oma Windows 7 peal ja see tõesti töötas ja ma põhimõtteliselt saan aru, miks võib olla, et Microsoft on seda niimoodi teinud. Neil on kahtlemata suur huvi, et inimesed ei jääks sinna Windows 7 peale istuma. Neil ei ole vaja mingisuguseid kalleid reklaamikampaaniaid, et uuendage ära. Neil ei ole vaja halba PR-i, halbu uudiseid sellest, kuidas mingisugune viirus võttis Windows 7 maha
ma ei tea, terved asutused, haiglad, koolid, ma ei tea, lennujaamad, mis iganes, langesid mingi rünnakuohvriks, sest Microsoft on lõpetanud Windows 7 toetamise ja samal ajal nad kindlasti ei taha üleval pidada enam seda tiimi, mis seda Windows 7 kogu aeg putitaks ja uuendaks, nii et põhimõtteliselt ma täitsa näen loogikat siin taga, et miks Microsoftil on kindlasti huvi, et inimesed sinna Windows 10 peale koliksid. Aga proovige järgi, teeme siia väikse pausi ja siis läheme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, me lähme oma digitunni saatega edasi ja räägime nüüd sellest, et domeenides, domeen on see internetiaadress, mida me kõik sisse trükkime oma veebibrauseritesse, domeenides on tulemas üks muudatus, mis tavalisele kasutajale silma ei paistagi, aga võib tähendada kas siis häireid, tõrked või muutusi selles, kuidas me oma internetiaadresse kätte saame. Meil on liinil nüüd Eesti Interneti Sihtasutuse arendusjuht Timo Võhmar. Tere, Timo! Tervist! See muudatus, millest me räägime, mis eelmisel aastal ka Eestis siin info hakkas eelmisel nädalal hakkas info laiemalt levima, see peaks jõustuma 1. veebruaril ja esimesed märgid, mida siin Riigi Infosüsteemi Amet juba ütles ka, et mõned Eesti veebilehed võivad jääda põhimõtteliselt kättesaamatuks, kui üritada nendele siis 1. veebruarist läheneda. On see nii, et nüüd veebruarist on siis osa Eesti internetist nagu justkui mitte ligipääsetav? Jah, see on nüüd projekt, mille erinevad suuremad nimeserveri tarkvaratootjad on ellu kutsunud. Et probleem on selles, et DNS-i protokoll, mille peal kogu internet elab, on 40 aastat vana ja need algsed põhitõed, millele ta rajati, on lihtsalt jäänud interneti arengule jalgu ja nii erinevate aja jooksul on siin seda DNS-i protokolli laiendatud. Just eelkõige selleks, et rohkem infot läbi mahuks. Aga kahjuks kõik tarkvaraarendajad ei ole suutnud nende laiendustega kaasas käia ja siis selle tõttu on pidanud nimeserveri tarkvaraarendajad lisama oma tarkvarasse igasuguseid häkke või selliseid siis mittestandardseid lahendusi, et saada hakkama sellist olukordadega, kui teisel pool on tarkvara, mis ei võimalda suhelda nii, nagu on oodatud. Aga 1. veebruar? Jah, ja 1. veebruaril siis on siis selline päev, kus nüüd need tarkvaraarendajad ise on otsustanud, et nad eemaldavad oma tarkvarast need siis häkid nii-öelda. Ja sellega seoses siis tõesti tekib olukord, kus sellised teenused, mis on siis halvasti seadistatud või vananenud tarkvara taga, võivad jääda interneti kasutajatele kättesaamatuks. Kas see on mingi ainult Eesti asi või see on ülemaailmne asi? Ja, see on ikka ülemaailmne asi. See Eesti on lihtsalt väike osa internetist. Et põhimõtteliselt võib tähendada, et kui me 1. veebruaril hommikul ärkame üles, teeme arvuti lahti, siis lisaks mõnedele Eesti saitidele võib ka juhtuda, et mingid välismaa saidid, kus te olete harjunud käima, ütlevad, et sellist kohta internetis enam ei ole. Jah, selline oht on. Et muidugi kõik osapooled teevad praegu kõvasti tööd selle nimel, et see nii-öelda probleem oleks nii väike kui vähegi võimalik. Meie siis koostöös CERT-iga jälgime olukorda ja võimaluste piires siis võtame erinevate domeeni omanikega ühendust ja proovime neile aidata tagada selle, et nende teenus on kättesaadav ka pärast 1. veebruarit. No eelmisel nädalal vaatasin, siin on selline vahva tööriist üles seatud, kus saab justkui kontrollida, kas domeen on valmis või mitte. Sain aru, et nii-öelda lõviosa domeenidest Eesti suur hulk internetiaadresse on selleks valmis, kuna need kasutavad teenusepakkujad, kes asjast teadis. Samas üksikud veebisaidid ikkagi ei olnud ja need on väga-väga suured. Siinsama Delfi, SEB, Pank, Tallink.ee ei olnud, oli suur viga, kuigi vist küll Tallink selle parandas ära järgmisel päeval või paar päeva hiljem. Kas te teate, kui palju praeguse seisuga võiks olla Eestis siis neid veebiaadresse, mida ei saa kätte 1. veebruar? No eelmise nädala seisuga tõesti statistika käidi välja, oli 700 natukene peale domeene, kes olid kätte saadavad. Tänaseks on see kindlasti tublisti vähenenud. Praegu kahjuks ei saa öelda täna hommikust seisu, sest meil skännid alles käivad. Aga jah, tõesti me hoiame silma peal ja püüame selle viia nii väikseks selle numbri, kui vähegi võimalik 1. veebruariks. Et suuremate teenuste pärast ma ei kardaks, et need me saame püsti.
kes nüüd siin mida tegema peab, kui mina olen väike firma omanik, mul on maailmaparimkohvik.ee sait ja see on juba 10 aastat mul olnud maailmaparimkohvik.ee. Kas mina pean midagi tegema või kes see muretsema peab? Jah, muretseja pool on siis see domeeni omanik. Ehk siis probleem, mis eelkõige, kust asi alguse saab, on tema nimeserveri teenuse pakkuja, mis siis väiksemate puhul üldiselt on sama domeeni registripidaja. Suuremate domeenide puhul on nad kas siis ise oma IT-meeskond, kes seda nimeserveri tarkvara või domeeni teenindavat nimeserveri tarkvara haldab, või siis on kuskilt väljast kolmanda osapoole poolt ostetud nimeserveri teenus. Aga kui mul on keegi, kes täna mul pakub seda majutust, kas on loogiline, et ma helistan, kirjutan neile ja küsin, et kuulge, et kas kõik on ikka korras? Ja just, et kui nemad pakuvad ka nimeserverit, et domeen töötaks, mis on tõenäoline, et siis sealt tasub alustada. Ma tean, et statistika ütleb, et Eestis kõige rohkem domeene on jaotunud vist zone.ee, veebimajutus ja Telia alla. Et kas teil on teada infot, kas nendega peaks üldiselt olema mureta nende klientidele? Jah, ma üldiselt sellist suuremate partnerite pärast ei muretseks. Aga eelmise nädala ma rääkisin paari suure ettevõtte IT-juhiga, kes ei tahtnud avalikult keegi välja öelda seda, et tegelikult see tuli nagu välk selgest taevast. Et 2 nädalat on aega veebruarini ja nad ei saanud üldse aru, keegi ei teadnudki, et selline asi olemas on, et on DNS-is mingi muudatus tulemas ja veebisait. Kas te oskate kinnitada või ümber lükata, et see info sellest, et mingi tohutu suur uuendus, mis ikkagi mõjutab suurt osa internetist, tuli nagu ootamatult? No võib nii öelda küll, et selles mõttes siin on natukene ilmselt ruumi ka omale tuhka pähe raputada, et me ka ise jäime oma tegevustega natukene hiljaks. Aga nüüd järgmise nädala reedel on 1. veebruar. Kas selle ajani käib siis kibe töö veel? Ja. Kui suurt tööd nüüd ühelt näiteks majutusteenuse pakkujalt, kui ta on väike, et ta ei ole näiteks Telia või veebimajutus või Zone, kui suurt tööd see nüüd kelletki nõuab? Kas see on lihtsalt pisikene konfiguratsiooni muutus kusagil failis või see nõuab sellist päev otsa häkkimist ja ma ei tea, uute serverite ostmist umbes? No see on pigem tarkvara probleem eelkõige, et siin üldiselt 2 kohta on, kus see asi pidama jääb, on kas siis tulemüürid, mis siis ei tunnista neid siis DNS-i laiendusega päringuid ja korjavad siis need päringud selle pärast maha. Või siis on uuendamata DNS tarkvara. Kui nüüd 1. veebruar on käes, tehakse see tarkvara uuenduse ära, kas selles on ka mingi käegakatsutav kasu, kas internetis läheb midagi paremaks tänu sellele, et nüüd uus standard, uus tarkvara on? Ja kindlasti selle pärast see DNS-i flag day ellu kutsutigi, et saada lihtsalt see DNS-i kiht kiiremaks, tarkvara paremaks, sujuvamalt teel. Ja kas see on ka turvalisuse mingi aspekt selle juures, et me teame, et kui sa DNS-i ära ajad, siis põhimõtteliselt saad sa käituda internetis kui mõni teine suur sait, mida sa ju tegelikult ei ole, et see avab potentsiaalse tee vähemasti mingisugustele petturitele. Jah, et eks seda osa nende DNS-i laiendustest, mis siin aastate jooksul tehtud on, seal hulgas on ka näiteks DNS-sec, mis on ju mõeldud selleks, et tagada parem turvalisus. Et need laiendused ju ka hakkavad nüüd paremini tööle. No suured tänud teile rääkimast, hoiame siis silma peal, kuidas Eesti internetiga asjad lähevad. Kas 1. veebruar saab uudiseid lugeda ja kohvi tellida internetist või ei saa? Aga aitäh, Timo Võhmar! Aitäh! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund läheb edasi. Räägime veel uudiseid siis sellest, mis on toimumas Google'i maailmas. Google ostis $40 miljoni eest midagi ühelt maailma väga suurelt kellatootjalt Fossililt. Fossil on siis see firma, kelle all on niisugused kellabrändid nagu Fossil ise, mis seal veel on, Skagen, Taani bränd ja tegelikult veel hulk teisi ka. Ja peale selle, et lihtsalt ei ole need siis kellad, vaid on nutikellad, nad on põhimõtteliselt võtnud endale selle turuosa, kus sul on nagu seieritega kell, mille sees on sammulugeja, võib-olla märguanded, mingisugused muud ühendused. Ja Google tegi tehingu, kus osteti $40 miljoni eest ära sealt üks osakond, töötajad, intellektuaalomand ja midagi salajast, mida nad ei ütle, mis see on. Ehk siis Fossil, kes töötab välja nutikellasid,
tegi midagi väga uut. Töötas midagi välja. Ja müüs selle maha, aga mitte siis meile tarbijatele, vaid müüs hoopis teisele firmale. Ja arutatakse, mis see võiks olla, sest tegelikult Fossil müüb ikka edasi ilmselt. See oli väga suge hägune teade. Aga kui nüüd korrektselt tõlgendati, siis tegelikult Fossil müüb edasi neid kelli, mis on suhteliselt populaarsed, need erinevad brändidega, niisugusele seiretega kantavad sammulugejad. Ja mis on see, mida Google ostis, võib olla siis aluseks ikkagi Androidi või Google'i enda nutikellale. Meil on olnud neid Wear OS platvormiga Androidi nutikellasid, aga oodatakse, et on tulemas midagi sellist, nagu on telefoni maailmas Google'i Pixeli telefon, mis on mingi selline, nagu öelda, eeskuju või etalon, et milline võiks üks Androidi telefon olla, oma riistvara poole pealt, oma tarkvara poole pealt, kõige täpsemini sünkroonis kõige sellega, mis on Google'i teenused pakuvad, ja siis Pixeli kell võiks olla midagi samasugust. Aga see kõik on muidugi selline suur spekulatsioon, kuna me täpselt ei tea, mida nad ostid 40 miljonist. Ja 40 miljonit selles maailmas on, nagu väike raha ei ole, aga suur raha nüüd ka ei ole. Et see võib olla lihtsalt punt nutikaid arendajaid, aga võib-olla ka mingi valmis tehnoloogiline siis viis, kas on ikkagi mingi toote alge. No jah, selles mõttes, et Fossil ikkagi ise ütleb, et me oleme ehitanud mingi sellise edasijõudnud tehnoloogia, we have built and advanced technology on siis inglise keelest otse, et see tähendab, et nad on midagi ehitanud, midagi edasi arendanud, millel on suur potentsiaal siis teha nutikellasid paremaks ja tõesti, kui Google on juba aastaid väga süstemaatiliselt oma neid Pixel-telefone välja toonud, ehk näidanud siis, milline nende arvates peaks üks nutitelefon olema ja hoidnud seda projekti hästi enda lähedal, et kõik tarkvara uuendused ja kõik asjad tulevad sinna otse esimesena Pixeli telefonidesse, siis Google'i nutikella meil täna ei ole, et Google'i tarkvaraga nutikellasid on küll, erinevad tootjad teevad, aga minu meelest kaasa arvatud see Fossil on neid teinud, aga ei ole Google'i enda nutikella ja selge on see, et Google tahab sinna valdkonda minna, et nad tahavad Apple Watchi mingisuguse konkurendi välja töötada, neil on, ma arvan, palju potentsiaali, neil on väga üsna hea sinna kellatarkvara on olemas, neil on masinõppe algoritmid Google'is väga head, neil kindlasti on huvi selle vastu ja neil on äriline vajadus selle järele, et kui peaks osutuma tõeks see, mida täna kõik ütlevad, et osutub tõeks, ehk et telefonide pealt liigub see tehnoloogia raskuskese ja fookus kantavate seadmete peale, nagu näiteks kellad, siis Google'il kindlasti ei ole tark sellest rongist maha jääda, vaid ta peab ikkagi iga hinnaga künte ja hammastega olema seal kaasas ja mitte lihtsalt kaasas, vaid tegelikult olema teeraja selleks, et Google ise kui firma ei kaotaks oma tähtsust. Jah, ja mulle tundub, et siin on huvitav see, et mida nad näevad selle perspektiivina nende kellades. Et see, mida ju Fossil teeb, mis on Fossil edukas, on need nii-öelda see hübriid nutikella. No see mõttes, mis on Fossil edukas, on bränd. Erinevalt Google'ist on Fossil olnud kellabränd juba ammu enne nutikellasid olid nad väga tuntud nii poed igal pool, aga neid nad ei ostnud, eks ole. Nad ei ostnud brändi, nad ei ostnud Fossili poode, nad ostsid ikkagi tehnoloogiat, mis on väga huvitav. Mind peame mõtlema see, miks on Fossili need, peale brändi, miks inimesed nutikelle tahavad, need Fossil teeb, need on lihtsad. Nad ei ole nagu nad on LG ja Samsungi nutikellad, kus sul on kell on ekraan ja sul on seal kogu tarkvara sees, vaid Fossili kellad on lihtsad ja inimesed ei taha mõelda nii palju oma kella peale, nad vaatavad seireid, paari asja teeb see kell ja on juba väga tore. Kas Google näeb, et nad tahavad minna ka samas suunas sellise hübriidkell, kus on siis analoog ja digitaalne koos, või on seal midagi sellist, millega nad konkureerivad Apple'i kellaga, mis on täiesti digitaalne. Ehk siis ma arvan, et äkki 2019 saame näha seda. Aga rahvas tahab väiksemaid ekraane, muide. ma viin nüüd teema järgmise uudise peale, mis kõneleb ka paljude eestlaste lemmiktelefonist iPhone SE, mille saab mõne 100 euroga kätte, mis on sisult veel, ütleme, suhteliselt kaasaegne ja mille uut versiooni on ju kogu aeg oodatud või küsitud nii-öelda Apple'i poole vaadates küsitud, et kas te teete uue väikse telefoni või ei tee ja tänane seis on ikkagi see, et Apple'i ma ikka alati pean ohkama enne, kui ma seda ütlen, aga see mõistlikus hinnaklassis Apple'i telefon on, mis ta mudel on, XR on ju? XR on see soodne, nii-öelda soodne Apple'i telefon, see on suhteliselt suure ekraaniga. Ta on suurem kui iPhone X, ehk ta on paljude inimeste jaoks liiga suur
ja Apple ei ole küll ühtegi piuksu teinud selle kohta, et nad kavatsevad uue väiksema ekraaniga teha ja nüüd nagu me näeme, et siis iPhone SE on lõpumüügis. Jah, see oli huvitav, et ma leidsin nädalavahetusel, et lõi Ameerikas ka suuri laineid, et iPhone SE on tagasi müügis, aga siis selles rubriigis, mis on nagu tõesti see tühjendusmüük. Ja nüüd muide saate täna hommikul, kui me seda oleme eetris saatega, siis ma näen, et mul tundub vähem, minu arvuti näitab, et see on juba läbi müüdud. Ehk siis tohutu nõudlus oli, inimesed tahavad seda väikest telefoni ja kõik need tühjendusmüük, ladu on tühjaks müüdud. Ma nägin ka mingisugused disainerid ja mitte fännid, aga lihtsalt sellised inimesed, kes tahavad midagi väiksemat, kujundasid juba ise uue väiksede iPhone'i mudeleid, nagu inimesed kritseldavad tegid pildi valmis, jah? Tegid pilti valmis, et nagu nad peegeldavad seda, et on nõudlust selle järel, et oleks üks kaasaegne moodne telefon, mis oleks kiire, aga mitte nii suur. Apple'i probleem on, ma arvan, mitte see, et nad ei tahaks seda väikse ekraaniga telefoni teha, vaid nende probleem on see, et jube keeruline seda hinnastada. Sellepärast, et me oleme harjunud, et see väiksem on odavam, ta on ikkagi, võrreldes teiste Apple'i telefonidega on ta praegu läinud eriti odavaks. On ikkagi kordades odavam kui need uued Apple'i telefonid. Ja kui nad nüüd tooksid välja uue väikse ekraaniga telefoni ja hinnastaksid selle jälle sinna 1000 euro juurde, siis ma arvan, turg ei neelaks seda alla, et inimesed on arvanud, et väike on odavam, aga Apple'i jaoks on see probleem, sellepärast et see põhimõtteliselt tähendab, et nad toovad oma telefonide keskmise müügi hinna alla ja see paistab aktsiaturul väga kehv välja ja siis neil oleks selle teine suur seltskond neid numbriinimesi, eks ole, kes ütlevad, et kuulge, et no mis jama see nüüd on, et Apple'il läheb halvasti. Ja, äri käib alla, ja. Et nad on sellega ikkagi nagu väga kahvlis, sest ma arvan, et need inimesed, kes tahavad seda väiksemat iPhone'i, ei ole nõus seda ostma sellise hinnaga, nagu Apple tahaks seda müüa. Nii et tegelikult on huvitav vaadata, kuidas nad selle küsimuse lahendavad. Ma arvan, et oleks mõistiks, et nad leiaksid jälle kuskilt lao nurgast parkümmend miljonit seda vana SE-d, paneks müüki, natuke rahustaks seda nõudlust, aga see ei tõmbaks väga nende majandusnäitajaid alla ja siis jälle, nende jaoks oleks tore selline, et kisa ei kasvaks väga suureks, aga nagu nad ei paneks ka ja avaks uut tootmisliini, et avame uue odava iPhone'i tootmisliini, mis siis majandustulemustes oleks väga kehv. Jah, aga teoreetiliselt on võimalik ette kujutada, et see X-i perekond, kus täna on nii-öelda suur ja väga suur, saab endale ühe väiksema liikme, et nad proovivad seda väikest telefoni ikkagi ka hinnas üles tuua, et lõhkuda seda arusaama, et väike peab võrduma odavaga. No eks näeb, mida nad teevad igades, aga väikeste telefonite turul ei ole ju üldse, ei olegi olukord tegelikult väga nii-öelda meeldiv. Täna meil on pakkuda Sony, mida Eestis järjest vähem ju pakutakse, nagu me teame. Jah, eelmine saade rääkisime, Eesti top müügikümnes on see üks kompakt, mis on tegelikult mitu aastat vana, nii et igasugust värsket ja uuemat väikest telefoni, mis oleks ka kiire ja võimas. Tõesti, vähe pakkumist. Turul on tühjus, aga digitund saab sellega läbi ja aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.